Tere grillisõbrad, tutvustan teile kvaliteetbrändi Napoleon RXT sarja Rouge 4 põletiga mudelit. Antud mudelil on ka sportselane mailitud must gaas, aga teda on saadaval ka üleni roostevabana, et kes kuidas soovib. Hind on sama. Mis sellel mudelil erilist on? Erilist on esiteks küljepliit. Küljepliit on keraamiline küljepliit, 30 sekundiga on võimalik teda saada 980 kraadini. Ideaalne pliit näiteks loomaliha steigi tegemiseks. Steik pannakse otse siia malmist pliidi rõua peale, ilma igasuguste vahepannideta. 200 grammise steigi tegemiseks umbes läheb 30 sekundit pool. Ja siin tagant käib tal välja siuke väike topsike, kui see üks tilk, mis see suur kõrge tembi puhul peaks siia tilkuma, saate selle siit ära koristada. Samas see pliit ise töötab ka tavalise pliidina suurepäraselt. Kui tavalisel pliidil tikub tuul ära puhuma ringi pealt leeki, siis siin on miljoneid auke, mis kuumaks minnes süütavad ennast ise. Et kui teil on tuuline koht, siis see pliit on tavalisest pliidist natuke parem. Loomulikult seda temperatuuri saab reguleerida. Grilli enda aluskorpus on monoliitselt valatud ühest tükist. See annab selle, et akumuleeritakse soojus seintesse ja seintest juhitakse rasv kiiremini ära selle kuumaga. Ja grill on 4 põletit, aga põletite enda süsteem on natuke teistmoodi tehtud. Ehk grill töötab ise konvektsioonahjuna, kuna tema on kinnise süsteemina tehtud. Põletite propaani põlemiseks on vaja põletitele võtta õhku. Tavalistel grillidel võetakse küttekolde seest, aga küttekolde sees on ka leek, mis omakorda raiskab õhku, siis tehakse grillid tagantpoolt lahtisena. See on tehtud täiesti kinnisena, et kusagilt midagi sisse ei puhu ja õhuvõtt on toodud siis esipaneeli. Et võetakse siit, see annab ka muidugi põletile suurema võimsuse. Seest omakorda on väga oluline, kuidas rasvad ära juhitakse. Roostevabad põletikatted on koonuses, nad on 2 mm tahapoole kaldesse, et täpselt juhtida ära rasv õigesse kohta. Ja kogu grilli põhja saab tõmmata siit eest kapist välja. Et siit ühe väikse käe liigutusega saate kogu selle põhja kätte ja all on siis omakorda veel tops, kuhu kukub siis rasv. Nüüd, et veel mugavamaks asja teha, on sellele samale põhjale on olemas sellised katted, müüakse 3 pakist ja alustopsid samamoodi, et saad niimoodi rasva seest ära koristada. See on gaasigrillide puhul hästi oluline nüanss. Süüde põletitel on igal põletil on oma süüde. Ta on mehaanilise süütega, mitte patareiga. Ehk siis, kui sa siit keerad, vajutad selle sisse, keerad, lased üles, ta tuleb tuleleek, mis süütab selle grilli põleti põlema. Kui nüüd 5-6 aasta pärast teil peaks kas või üks nendest läbi minema, siis sellest ei ole mitte midagi, teil on järgmine ikka alles, ta süütab ka kõrvalpõleti, ikkagi süütab läbi vastavate kanalite. Et praktiliselt see süütesüsteem on igavene. Pliit on patareiga, pliit käib nupust. Gaasibaloonid nii 5 kui 10 on siia kappi, lähevad sisse mõlemad, ei pea kuskile kõrvale panema, ta ongi nii ette nähtud. Reduktorid juba on grilliga kaasas, et teil ei ole vaja mitte midagi juurde osta. Küljelauad käivad mõlemad alla, kuigi pliidiga poolt me ei soovitaks alla keerata, seal see malmrest võib teil kaantri rikkuda. Tõstate lihtsalt natukene üles seda ja keerate alla. Kõik fikseerub täpselt. Ja alati soovitame grillile juurde osta katte. Tolmu, vihma ja muu jaoks. Aitäh!